Me vaatame, kuidas paremini keskenduda. Väga hästi paljud on ütelnud, et see keskendumisvõime on märgatavalt kasvanud, kui on hakanud tegutsema. Ja me vaatamegi, kuidas paremini keskenduda ükskõik mis situatsioonidele. Näiteks inimene ütles, et kelle kursusel hakkas tehnikaid kasutama, siis palju kergem on tööl keskenduda meilidele vastata. Palju kergemini tulevad need head mõtted pähe. Ja me vaatame ka, kuidas tegutseda oma harjumustega, just need negatiivsete harjumustega ja kuidas neid asendada positiivsete harjumustega kergemini. On raske tahtejõuga näiteks mingisugust harjumust muuta. Lihtsalt on see, et kui inimesel tahtejõud ja kujutlusvõime lähevad omavahel kaklema, siis võidab kujutlusvõime. Inimene tahab tahtejõuga magusatest asjadest eemale hoidma. On hakanud dieeti pidama. Ja nagu kiusu pärast oled juba natukene aega dieeti pidanud ja sind kutsutakse sünnipäevale. Näiteks kuskile söögi kohta. Teised hakkavad seal tellima ERO-ga igasugused, võib-olla igasugused küpsetatud kanakoivakesi ja mis head paremat. Sina tellid toorsalatit. Väga hea maitsev, nagu demonstratiivselt sööd. Mul ei olegi vaja neid. Ma naudin ka neid, mis mul siin juba taldrikul on. Hakatakse tellima praade. Teised tellivad head paremat. Sina tellid hautatud juurvilju. Juurvili eelroaks, juurvili põhiroaks. Lihtsalt erineval moel. Aga siis läheb magustoidu tellimiseks. Ja nagu kiusu pärast sinu kõrval keegi tellib sinu lemmik magustoidu, näiteks banaanasplit, banaanijäädis ja šokolaadiga ära kaetud. Ja kui sa algul võib-olla tahtejõuga, ei, ma ei vaata. Aga kui sa ei ole teinud oma mõtetes siin alateadvuses neid programmi muudatusi, siis sul üks pisike onuke hakkab õla peal ütlema, kuule, sa oled juba 3 nädalat dieeti pidanud. No see võid ju selle magustoidu võtta ja ega see sulle midagi ei tee. Ja tavaliselt siis tulevad meelde need parimad suutäied. Mitte need halvimad, mis võib-olla mõnikord toit oli halvaks läinud. Aga sul tulevad meelde need parimad. Ja tihti on tulemuseks see, et siis võtabki selle, mis ta seal alateaduses kuskil räägib. Ja nagu ma ütlesin, et kui läheb alateadus ja kujutlusvõime lähevad kaklema, siis alati võivad see kujutlusvõime, sest kujutlusvõime on inimese üks kõige võimsamaid vahendeid. See on üks asi, mida me kursusel vaatame, kuidas hakata kasutama kujutlusvõimet. Näiteks, kuidas kasutada kujutlusvõimet ja ei või ära on näide. Kui ma ütlen sulle praegu, ära sa mõtle praegu roosast elevandist, kes seisab siin laua peal, ühe jala peal. Ja ära sa jumala pärast mõtle selle peale, et temal nüüd ninast hakkab näiteks koll välja tulema. Kui palju teil tuli mõte, et siin on roosa elevand, kelle hakkab ninast koll välja tulema? Ära mõtle selle peale! Et see on üks näide sellest negatiivsest mõtlemist, kus väljenditest, et lapsed, eriti näiteks laste puhul, kui sa lastega räägid, lapsed ei saa aru sellest ei või ära. Et kursus ma räägin hästi veel neid näiteid, aga et proovi kasutada väljendid positiivsemas variandis, jah-variandis, nii et sõnades ei või ära, neid üldse enam ei oleks. Vaata, kuidas siis on rääkida. Kursusel vaatame, kuidas hankida ka enda jaoks seda infot, et näiteks kui sul on mingisugune probleem. Probleemid võivad olla näiteks sellised, kus sa tead täpselt, mida sa tahad, aga millegi pärast sa ei jõua sinna. Probleemid võivad olla ka sellised, kus sa tahad oma elus muutust, aga sa ei tea täpselt mida. Et selgusele saada. Ka selle jaoks on olemas meil omad tehnikad. Võtame käsile kehakaalu, toitumisharjumused ja võtame ka suitsetamisharjumused. Või kui keegi tunneb huvi narkootikumidest, siis räägin ka narkootikumidest. 30 päevaga ükskõik mis harjumust saab muuta. Ükskõik millist harjumust. Ükskõik kui tugeva narkootikumit inimene siis kasutab. Üks inimene saatis ka mulle tagasiside, kuidas
Perearst andis saatekirja eriala arstile, nimelt on tegemist haigete liigestega. Saatekirjal oli kirjas, et olen aastaga kaalust alla võtnud 16 kilo. Arst vaatab mulle otsa ja küsib, et kas alla võtnud või juurde võtnud. Vastan, et ikka alla. Tema jaoks oli see üllatuseks, sest kui inimesel on liigesed haiged, siis tavaliselt võetakse kehakaalus juurde, liigutakse vähe ja nii edasi. Arst küsis, et millise dieediga või mis moel see mul õnnestus. Mina naeratasin ja vastasin Silva meetodiga. Arst kortsutas kulmu ja küsis, mis asi see veel on? Ma siis seletasin lahke, et see on niisugune mõtlemise värk, tuleb õieti positiivselt mõelda. Arstil läksid silmad suureks ja küsis imestunult, mõtlesid endal kaalu alla? Mina vastasin, et jah, mõtlemisega võtsin kaalust alla. Arsti silmad läksid veel suuremaks ja nägu muutus väga imelikuks ning ta usutles veel kord, et kas tõesti lihtsalt mõtlesid endal kaalu alla. Mina kordasin jälle, et jah. Arst andis saatekirja järgmise spetsialisti juurde. Õnneks ei saadetud mind psühhiaatri juurde. Aga selle arsti nägu oli superlahe ja see jääb tükiks ajaks meelde. Sellise ilme nägemise nimel tasus endaga tööd teha ning end kaalus kergemaks mõelda. Näiteks üks niisugune pisike näide. Ja kui ma ütlesin, et siin me vaatame, kuidas siin keskenduda ka siin nendele eesmärkidele, siis siin ka üks väike tagasiside, kuidas inimene annab teada, et kadunud on peavalud, alati ootab mind supermarketi ees parkimiskoht mulle väga soodsas kohas. Ma usun, et see on üks põhilisi asju, mida esimesena silvalased hakkavad kasutama peale kursust. Mul on olnud mõnikord nõnda, et inimesed on läinud siin kohe peale kursust, on läinud kuskile sellisesse kohta, kus tavaliselt parkimisvõimalusi ei ole. Ja kohe katsutada, nii, vaatame, kas Reigo rääkis tõtt. Ja pärast vaatavad, kuule, toimib. Mille üle ma imestan tänaseni. Ja paranenud on minu suhted mehe ja pojaga. Tutvustasin ka oma emale Silva meetodit põgusalt ja soovitasin tal oma mõtted suunata positiivseks. Ülejärgmisel päeval helistas ta mulle ja jutustas rahulolevalt, kuidas tema maja ehitamise dokumentide korraldus imetabaselt libedamalt liikuma oli hakanud. Ja kõik tänu sellele, et lihtsalt hakkas suunama tähelepanu, mitte sellele, mida ei taha, vaid sellele, mida tahab. Et see inimese kujutlusvõime on võimsamaid vahendeid, mida inimesel on, siis kõik hakkab pihta peast. Kõik. Kõik asjad, mida te ümber ringigi näete, on kellegi kõigepealt peas idee. Ja on hakanud selle nimel tegutsema. Kursusel on ka selline tehnika, mis ma korra mainisin, see valukontrolli tehnika. See on nüüd, igaksus mainin ära, Silva meetod on eelkõige mõeldud enese jaoks kasutamiseks. Mitte nõnda, et võt Silva kursus läbi ja nüüd ma hakkan inimesi vastu võtma ja need valu ära võtma. Seda suudab arstiteadus aktsepteerida, et inimese meel on võimeline tootma 10 kordi võimsamat valuvaigist, kui seda on morfiin. Inimese kehas on sul endal on olemas. Seda tuntakse endorfiini nime all. Igal ühel on endorfiinid olemas. Lihtsalt küsimus, kas oskad nende tootmise käivitada või mitte. Ja see on, arstiteadus aktsepteerib seda. Ja ta teab seda, et inimese kehas on need olemas. Kui me suudame kontrollida enda valu, suudad energiat kokku hoida, võid päästa enda elu ja me saame ka kiirendada paranemisprotsesse. Operatsioonil või mingi õnnetus juhtub, kuidas sellest kiiremini välja tulla.